Sõda Ukrainas on kestnud juba mitu aastat ning siis, kui Donald Trump ametisse sai, lubas tema, et tema lõpetab selle sõja kohe ära. Suured sõnad, aga ei midagi selle taga. Nüüd on Euroopas läbirääkijat otsima hakatud või räägitud vähemalt sellest, et keegi siit poolt võiks vahendajaks hakata. Kes see olla võiks? Praegusel hetkel meil on olemas Euroopa Liidu saadik Moskvas, meil on olemas välispoliitika kõrge esindaja ehk mingisuguste diplomaatiliste kontaktide kas siis säilitamiseks või taasloomiseks on inimesed olemas. Inimesed on paberil kirjas olemas, aga kas ka päriselt laua taha istumiseks? Meie oma Eesti endine peaminister Kaja Kallas on teoorias Euroopas täpselt sellel ametikohal, kes võiks läbirääkijaks hakata. Venemaalt on aga Kaja Kallase suunal kostu olnud, et nemad Kallasega läbi rääkida ei kavatse. Kui palju saab Venemaa seda dikteerida? No, kõigepealt läbirääkimised ei saa üldse alata sellest, et kui teine pool dikteerib, kellega räägitakse läbi või kellega mitte. Euroopa paneb ise oma läbirääkija paika. No me kindlasti ei lase tingimusi ega seda, kes meie poolt laua taga istub, Venemaal ette kirjutada. Et tänasel päeval see on pigemini selline mäng meediaga, mida Putin, Peskov ja teised peavad. Et Kaja Kallas on Euroopa Liidu kõrge esindaja. Kas ta peab Euroopat esindama iga läbirääkimiste laua taga? Mitte ilmtingimata, aga see on kindlasti üks võimalustest. Jah, see võib meile meeldida või ei, aga läbirääkija saab olema keegi selline, kes on vastuvõetav mõlemale poolele. Jah, Venemaa on praegu välja pakkunud Schröderi, mis on absurdne. Ilmselt pakub Venemaa veel väga palju absurdseid nimesid välja. Kas läbirääkija saab olema Kaja Kallas, täna väga raske spekuleerida. Tegelikult siin käidi välja mitu nime, üks nendest oli Angela Merkel ja tema ütles minu meelest väga nagu sellise hea asja välja, et mingit vahendajat muidugi ei ole vaja, et on mõeldamatu, et omal ajal tema saadaks Minski läbirääkimistele oma nimel kedagi vahendaja, peab ikkagi ise kohal olema. Muidugi Euroopa Liidu puhul on alati küsimus see, kes see persoon on. Ilmselt see ei ole Kaja Kallas, siis meil jääb alles kas Ursula von der Leyen või siis Macron ja Saksamaa kantsler Merz, kedagi teist nagu näha ei ole, ausalt öeldes. Me võime spekuleerida inimeste ja nägude üle, kes läbi rääkida saaks. See kõik on teoreetiline. Praktiliselt tuleb aga praegu ka edasi hoida ühtsetest põhimõtetest. See tähendab sanktsioonide karmistamist, Ukraina toetamise jätkamist. Konkreetsetest läbirääkimistest ja läbirääkija leidmisest on tegelikult Euroopa veel kaugel. Aga kas Euroopa peaks üleüldse sekkuma? Ma olen nõus sellega, et mingil hetkel läbirääkimised tulevad. Aga küsimus on väga palju selles, millal need läbirääkimised hakkavad. Ja sellist uisa-päisa praegu läbirääkimistest rääkimist ma ei pea õigeks. Sest Venemaa on väga selgelt näidanud, neil puudub täna igasugune huvi rahu läbirääkimisteks. Nad võivad trikitada, nad lollitavad, nad on Trumpi ära lollitanud, nad võivad teisi ära lollitada, aga neil puudub tegelik huvi. Mina ei arva, et Euroopa täna on vaja ühtegi Schröderit, Merkelit või keda veel, kes seda läbirääkimist läbi viiks. Sellepärast, et täna ei ole Euroopal Putiniga millestki rääkida. Sõjakriminaalid kuuluvad Haagi kohtusse ja mitte läbirääkimislaua taha.